tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise sellisel kujul. Teeme 3 grupiga. Grupi valik on siis teie ees, aga ma teen sellisel kujul, et me vaatame kõigepealt, et millises seisus või millistes energiates teie suhe praegu hetkel on selle inimesega ja siis vaatan, mida tunned sina ja mida tunneb tema sinu suhtes. Et vaatame algul, et millistes seisus teie suhe hetkeseisuga on või millised energiat seal siis võnguvad või vibreerivad, kuidas kellelgi meeldib seda vaadata või mõelda või tunda, et millises seisus teie suhe siis hetkel on. Kuigi kõik on niikuinii energia, et siiski on inimesi, kellel võib olla selliseid vastuolu millelegi, aga kui teil on, teadvustage alati end sellest ka, et kui teil on mingisugune vastuolu, siis see on teie enda tunne seal sees. Teie enda tunne, et see ei ole nagu välisest põhjustatud, vaid väline trigerdab lihtsalt sind. Ja sinul on võimalik see tunne siis enda kehast vabastada, et võtta lihtsalt vastutus enda tunnete, emotsioonide ja oma elu eest üldse. Et jah, et kui te tahate hakata päriselt oma elu eest vastutama ja oma tunnete eest vastutama, siis on mõistlik oma emotsioone ja laenguid kehast hakata vabastama, vaid see on kõige kiirem viis liikuda sellisesse puhtasse seisundisse, kus sa tunnedki oma elus rõõmu või siis neutraalsust. Et kui te tunnete rahu, siis on juba väga hea ju. Et neutraalsusest rõõmuni on siis võimalik oma seisund viia. Ja see seisund viidakse siis läbi emotsioonide puhastamise, mitte mingisuguste praktikate ega tehnikate ega mingisuguste mitmeaastaste enesearengu teekondade, vaid see käibki väga kiiresti. Kui te tuletate meelde, kuidas siis emotsioone taas uuesti vabastada, sest sellega te olete siia sündinud. Et siit jälle siis siukene väikene meeldetuletus teile. Et jah, et see ladumine siis on siiski üldine, et mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, et see energeetika võib siis vastata sinu olukorrale praegusel hetkel. Aga siinkohal oleks mõistlik ka ennast teadvustada, et sa lood oma elu ise. Mitte ükski kaardipakk ega ennustaja ei loo sinu elu, ei ütle sulle, kuidas see elu peaks kulgema või kujunema. Sest sina reaalselt lood oma elu. Ja kõige mõistlikum ongi oma elu loomine võtta enda kätesse, mitte vaadata neid meeleheitlikult neid ladumisi, et kes kust kui palju midagi tunneb. Ta võib aidata sind viia sellesse seisundisse, et mõista, et ma pean oma elu loomise enda kätesse võtma, ma pean oma elu ja tunnete eest ise vastutama, ma pean oma elus midagi muutma, et saada teistsugust kogemust oma elus. Ja loomulikult jällegi see pean sõna ei ole nagu käsklus, vaid see on tegelikult iga inimese oma vaba valik. Aga minu soojad soovitused, nii kaua kui te vaatate neid ladumisi, need on nagu pigem meelelahutuslikud. Ja kui sa ei võta seda kõike nii tõe pähe, mis võib sinu elust tulla, ja ei programmeeri iseennast. Kui on head tulemused oodata, siis loomulikult
andke aga tuld ja võtke kõik omaks, mis vähegi teile sobib. Aga teadvustage seda, et kui te vaatate neid ladumisi, siis kui kaart näitab mingisugust tulevikku, siis siin see on nagu pigem eeldatav tulevik sinu praeguse energia põhjal. aga kui sina energia muudad ära praegusel hetkel, siin, kohe ja praegu, niimoodi energeetika muutub kehalisel tasandil, mitte mõistuses, siis sa oled võimeline looma oma elu imeliseks. ja samuti teadvustama ka seda, et kui me püüame nagu mõistuse tasandil enda elu muuta ja ei tee energeetilist muutust, energeetilist vabastust oma keha tasandil, siis sa püüad oma programme, oma mustreid, oma emotsioone üle kirjutada, aga see emotsioon ei kao ära, et ta mingi aeg ikkagist tuleb sealt pinnale. Sest ei ole võimalik, lihtsalt ei ole võimalik muuta oma elu, kui sa seda emotsiooni juure pealt ei lõika, ei vabasta. Läbi majandamise, energeetilise majandamise ja nende teekondade ja praktikate ja tehnikate ja mida iganes veel on välja mõeldud inimeste poolt, on võimalik oma heaolu parandada. Aga see on üsna pingutust nõudev, enda peal nagu jõu kasutamine ja see on nagu pikk teekond. Kui selle asemel, et sa nagu päriselt vabastad oma emotsiooni 20 sekundit, minut aega, 5 minutit, 10 minutit, 15 minutit, need emotsioonid lähevad. Ja sa ei nagu ei tooda enda elu ega ei loo enda elu enam nende emotsioonide põhjal. Sest emotsioon, programm, mustrid, nemad määravad ära, kuidas sa seda lood. Isegi kui sa vaatad kogu aeg, mõtled kogu aeg, oi ma tahan ilusat elu, oi ma tahan suurt maja, oi ma tahan võrratut, ma ei tea, partnerit enda ellu. Aga kui sinu energeetiline seisund pole muutunud, siis sa ei võngu seda energiat välja. Sa ei suuda luua endale imelist suhet, kui sa alateadlikult vaatad, et sa ei ole piisav. Või alateadlikult vaatad kogu aeg, et tunned seda hülgamishirmu. Või alateadlikult vaatad, et sa mida iganes sa vaatad. Kõigil on, seal võivad väga palju sarnasusi olla, aga võivad ka väga erinevad olukorrad olla. Kui sa oled näiteks armukade, kui sa oled vihastad, kui mis iganes emotsioon su sees nagu justkui hõõgub, võib lahvatada meeletuks selliseks tulekeraks või põletavaks leegiks, mis hävitab võib-olla selle potentsiaalse võimaluse, mis sinu ellu on võib-olla mingil määral tulnud juba, tuleb nagu justkui sinu suunas, juba sa võtad vastu, aga su emotsioonid on nagu hõõguvad söetükid sinu alateadvuses ja sealt väljapoolt keegi tuleb, tekib mingi võimalus, võib-olla tõesti tuleb see imeline partner ja ta kogemata trigerdab sind teatud olukorras, siis sa nagu see söetükk nagu lahvatab põlema ja ta põletab kõik maha tuhaks. Et oluline on alati oma emotsioonselt alt vabastada. Ja sellega seoses siis jah, et kui me juba siiamaani jõudsime, siis ka see on minu poolt kättesaadavaks tehtud teile. Kui te soovite päriselt oma elu muuta ja mina ei pea teile midagi peale suruma või midagi
teile tõestama, vaid kui te alustate seda teekonda, kui te võtate selle enda kätesse ja otsustate, et nüüd aitab, ma ei ela enam sellist elu ja ma tahan oma elus muutust saada ja hakkate oma emotsioone vabastama. Ja pühendute päriselt sellele, mitte sa ei vabasta siin üks päev võib-olla ühte emotsiooni ja siis nädal aega pead vahet ja kannatad ikka edasi või siis tekib mingisugune emotsioon. Ja sa nagu ei pühendu sellele, et selle emotsiooniga nagu päriselt istuda silmitsi ja vabastada see, siis see ei loo sulle elus mingisuguseid drastilisi ega ulmelisi muutuseid. Vaid see nõuabki tegelikult pühendumist, see nõuabki nagu tähelepanu enda märkamist ja nende kõikide emotsioonide vabastamist, sest et sa oled neid aastakümneid ilmselt alla surunud, mis põhjustavad omakorda mingisuguseid haiguseid su keha tasandil. Ja mida kõike veel, vananemist, kiirenevat vananemist, stressi, pingeid, depressiooni, magamata öid, absoluutselt kõike on võimeline siis oma kinni jäänud emotsioonidega oma elus luua. Need on kõik seotud, need on nagu niidistik, mis hargneb, nagu seeneniidistik, mis hargneb mööda sinu keha laiali ja nagu põimub üksteise külge, üks emotsioon teisega, kolmandaga, neljandaga, siis tekivad sealt igasugused reaktsioonid, haigused, probleemid nii-öelda, mis ei ole tegelikult mingisugused probleemid. Ja see võimalus on siis teil hakata endaga päriselt tegelema sellisel kujul, et see tundub algul justkui nagu meeletu pühendumine või ka nagu justkui nagu praktika või tehnika või mis iganes, aga tegelikult see ongi sinu loomulik osa sinust, millega sa siia oled sündinud, kuniks sa siis unustasid, kuidas neid emotsioone oma kehast vabastada ja surusid selle kõik endas alla ja nii edasi. Aga nüüd on sul võimalus meelde tuletada, kuidas seda päriselt teha. Ja see muutubki, su keha muutub niivõrd lõdvestunud seisundiks, et see nagu muutub üks osa sinu elust, et sa ei pea nagu hakkama igat emotsiooni niimoodi vabastama, vaid need hakkavad nagu jooksvalt sinu elus ise vabanema. Sa näiteks mingisugune emotsioon tekib alateadvuselt, tõuseb pinnale ja sa tunned juba kehalist mingisugust vibratsiooni või haigutust või pisara kuskil tuli või süda läks võib-olla natuke pahaks või mida iganes. Ja juba see emotsioon nagu lahkus su kehast või siis jooksvalt paralleelselt sinu eluga sa nagu elad oma elu, keegi kuskilt tuli, ütles sulle midagi ja see teise ütlus tõi sinu alateadvusest pinnale mingisuguse emotsiooni ja sa juba vabastasid ta. Sa tunned juba jälle mingisugune vibreerimine käis kuskil, ma ei tea, jalast läbi või näost läbi või põsest või käest või mingisugune pulseerumine tekkis sinu kehas või mida iganes, kuidas iganes kellelgi need emotsioonid siis keha tasandil vabanevad. Aga see on füüsiliselt tuntav. Ja niimoodi nad hakkavad vabanema, sa hakkad nagu ise tühjaks jooksma sellest. Sa lihtsalt tunned, et kas siis tekkis sinu enda mõtetest mingisugune emotsioon, meel hakkas mingisugust emotsiooni lahti tõlkima ja sa ei jõua nagu sellesse nagu süvenedagi või sa ei jõua sellele nagu reageeridagi, kui juba on see kehast vabanenud, sellepärast et sa oled niivõrd lõõgastunud seisundis. Sa ei ole enam vastupanus ja sa ei ole enam klammerdumises. Lihtsalt tulevad ja voolavad sinust läbi ja täpselt samamoodi välismaailmaga siis tuleb keegi, ütleb midagi, sa nagu tunned võib-olla midagi, aga sa oled niivõrd nagu puhtas seisundis, sa oled niivõrd lõõgastunud seisundis,
ja sa oled juba niivõrd teadlik, et sa ei suuda endale maha müüa seda, et emotsioon on nagu, et sina oled nagu üks nagu emotsiooniga, vaid emotsioon lihtsalt on, mis tuleb ja läheb ja ja juba ta on läinud, juba sa tunned jälle see vibratsioon käib võib-olla kehast läbi. See on lihtsalt saab üks osa sinu elust, üks osa sinu elu osaks, seda saab nagu sinu elu osaks selles mõttes, et sa ei pea hakkama nagu kogu aeg neid ükshaaval neid emotsioone lõputult vabastama, vaid sa oled lihtsalt niivõrd pühendunult ennast juba tühjaks teinud, et sa oled jõuad juba sellisesse seisundisse, et sa ei suuda lihtsalt maha müüa, et sina oled emotsioon. Sest inimesed samastuvad oma emotsiooniga ja siis nad loovad endale kannatuse. See ongi üks suuremaid kannatuse põhjuseid, miks inimesed kannatavad. Ja lasevad endal rääkida neid lugusid ja siis selle põhjal loovad endale kannatusi. Ja see on põnev, see on äge, see on vägev, esmalt tundub võib-olla müstiline või absurdne, et vastuvõetamatu sinu enda meelele, kes on väga ratsionaalse meelega ja tahavad, et kõik oleks nagu tõestatud ja siin-seal kõik oleks nagu paigas ja lahterdatud ja kindlalt nii ja naa, onju. Et see võib nagu algul tunduda võib-olla natukene ebareaalne või et mis juttu ma räägin, aga see on, sa ei kaota mitte midagi, kui sa nagu oled vastuvõtlik ja proovid kasvõi, ma ei tea, 2 nädalat selle järgi näiteks elada või 1 kuu või kasvõi nädal aega proovid olla avatud ja vastuvõtlik sellele infole, et see ei muuda ju midagi, et kui sa nagu hakkad seda tegema, et siis sa iseendale tegelikult tõestad seda, et mina räägin tõtt, et see ongi tõsi. Et mina ei pea kellelegi tõestama, aga kui sa ise nagu annad endale võimaluse lihtsalt kasvõi nädal aega, kasvõi 2 nädalat või 1 kuu aega endale võimaluse olla avatud ja vastuvõtlik sellele infole ja öeldagi iseendale, et aga mis siis, kui see ongi tõsi, aga mis siis, kui ma jõuangi sellesse kohta, kus ma olengi rahus endaga ja mis siis, kui ma hakkan päriselt oma elu looma, mis võimalused mulle siis avanevad. Vot see siis läheb nagu vägevaks. Ja ka siis läheb vägevaks, kui sa hakkad päriselt oma emotsioone vabastama, seepärast et see on nagu nii kihvt, kui sa nagu jälle mingisugune reaktsioon tekib või jälle mingi emotsioon tekib pinnale, siis sa nagu mõtled, et äge, jälle võimalus vabaneda, jälle samm rahu suunas, jälle samm rõõmu rohkem elus tunda selle suunas. Et jah, et kellel on soov, võtte julgelt ühendust ja saate seda hakata enda elus realiseerima. Tuletame meelde lihtsalt, meelde tuletama, kuidas päriselt elu käib ja on. Ja kui äge see tegelikkuses on. Päriselt hakata selle suunas liikuma. Ja see selleks, kellel on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada, kellel on soov oma emotsioonidega tutvust teha, et kuidas neid tegelikult siis vabastada oma kehast ja päriselt neile otsa vaadata ja päriselt tutvust teha, et mis puust nad siis on ja mida sa siis suudad sellega luua, kui sa need emotsioonid tegelikult päriselt oma kehast vabastad. Et siis ka jah, et võtke siis julgelt ühendust minuga. Ja kui mina siis resoneerun teiega ja te tunnete tõmmet, et vägisi ei tasu ennast sundida. Et kui ei tunne tõmmet, et midagi, üldiselt see kahtluse kild, mis tekib sinust, siis sa lased sellel nagu ära rääkida ennast, aga üldiselt nagu kui esimese hooga tuleb selline tunne peale, see tõmbab küll mind, ma tahaks seda täiega proovida või tekib selline elevus või selline
selline särin sinu sees, et päris äge on ju, või see resoneerub sinuga kuidagi või mina resoneerun sinuga kuidagi või sa tunned nagu jah, seda tõmmet, siis ära lase sellel kahtluse killul ennast sinna võrku tõmmata, vaid mine esimese hooga kaasa selle esimese tundega. Et kui sa lased ennast ära rääkida, siis sa võid selle edasi lükata. Aga kui mina ei resoneeru sinuga ja kui sa ei tunne absoluutselt mingisugust tõmmet, no siis las minna. Las minna. Et ka nii saab. Aga okei, alustame esimese grupiga. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardipakki, siis vaatame, millises seisus on teie suhe praegu siis selle inimesega. Millises seisus on teie suhe praegusel hetkel selle inimesega? Me vaatame siis energeetilist seisundit, ta ei pruugi välismaailmas üldse sellisena tunduda, aga energeetika, mis teie vahel siis võngub selle suhtes, siis ja ta võib olla ka välismaailmas tuntav, aga ta ei pruugi olla. Välismaailmas võib-olla on üldse midagi muud, aga energeetilisel tasandil, mis teie vahel siis on, ta võib resoneeruda ka välismaailmas, füüsilise maailmaga, aga ta ei pruugi väljastpoolt paista sellisena. Aga energeetilisel tasandil, millises seisus teie suhe hetkel on? Siin võib olla tegu inimesega, kes võib olla natuke jahe või külm tundub teile nagu justkui natuke jahe või külm või eemal olev. Et ta ei ole nagu kõige võib-olla selline oma sõnade ja tunnete ja aktiivsuse poolest kõige aktiivne. Aktiivsuse poolest väga hea. Ratsionaalsus on hea tööriist, aga see ei ole kuninglik. Vaata, kui äge tuli jälle nagu kinnitus siia selle suhtes, et jah, see inimene, kas siis olete teie energeetiliselt selline või tema energeetiliselt selline, siis sellise väga ratsionaalne, ta võib olla väga hea, te võite või ta võib, aga energeetiliselt see energia on väga hea selline otsekohene, oma elus väga heal järjel, sellises heas positsioonis, võib-olla tööalaselt. Aga see suhtetasand võib siin siis olla selline, kus hästi palju kasutatakse oma ratsionaalset meelt ehk siis mõistusest lähtuvalt. Ja see ratsionaalne meel võibki olla hea tööriist, aga see ei ole nagu selles suhtes kuninglik, et ta ikkagist mõtleb kõik läbi ja läbimõelduna asjad või suhted või olukorrad on väga selline kastis elamine. See ei ole kellegi suhtes solvang ega kellegi suhtes halvustav, et ka sellised inimesed ja sellistes olukordades ja sellistes nendega ei ole mitte midagi valesti. Kõik on okei, kõik on nii, nagu peab olema. Ja mõndade inimeste puhul ongi see kõik okei. Aga kui mina ikkagist lähtun ja vaatan seda selliselt seisukohalt, et inimene liiguks ikkagist vabaduse suunas, täieliku selguse ja vabaduse suunas, siis ratsionaalne meel ei vii sind täielikku vabadusse. Meel, ratsionaalsus, meel, egomeel, kõik see tuleb mineviku lugudest, programmidest, mustritest, see keskkond, kus sa üles oled kasvanud, kus sa oled omandanud mingisugused teadmised, kool, kus sa oled omandanud mingisugused teadmised, õppeained, kõik, mida sa
väliskeskkonnast oled kuulnud ja omaks võtnud oma mustriteks, oma uskumusteks, oma süsteemiks. Meel alati ja siis nii-öelda need emotsioonid ka veel omakorda, sinu emotsioonid ka. Meel alati loob nende põhjal lahendused, ma ei tea, analüüsid, püüdlus kuhugi liikuda. Meel on väga siis nagu sellises karbis olev, et ta ei ole avar, ta ei avardu, ta võtab kõike mineviku sündmustest, olukordadest, vaatest. Ja sellega jälle täpselt samamoodi ei olegi mitte midagi valesti ja see meil ongi tegelikult super hea tööriist seda, kui inimeste puhul vaadata ja jälgida, kes on nagu eriti õhuelemendid näiteks. Kui vaadata tähtkujude järgi, et need tähtkujude omadused on küll inimestel, aga nad ei pea nendesse kinni jääma, nad saavad alati need kõik omadused, need negatiivsed omadused näiteks vabastada ja positiivsed omadused jätta. Aga sest teadvuse tasandilt ei ole ka mingisuguseid tähtkujusid olemas ja need on kõik, absoluutselt kõik emotsioonid ja olukorrad on vabastatavad. Ja kui me vaatame seda nagu õhuelementi sellisel tasandil, siis need inimesed on super ägedad tegelikult ka, et need mõttelend on väga äge, nende vaatenurgad on väga ägedad, neil on need nagu jooksevad, see mõttelend ja analüüs, kõik see jookseb ja see on päris kihvt ja tore on sellisel kujul neid vahest kuulata ja vaadata. Aga kui sa tahad päriselt oma elu nagu päris muuta, et sa oledki nagu vaba ja tahad oma elus muutuseid luua ja sa senini pole seda suutnud teha, aga oma kõige ratsionaalsema meele põhjal, siis oleks mõistlik hakata kuulama oma keha tasandit. Et siin on jah siin on mingisugused soovid ja unistused, mida siis manifesteeritakse, aga sa lähtud nagu väga palju siis oma meele tasandist ja kõigest sellest, siin ei saagi nagu need unistused ja soovid ja need, mis luuakse selle suhte osas, neid ei saagi sa luua, kui sa ei ole teadlik, mida veel luua saab. Aga sa lood sellest, millest sa oled juba teadlik. Ehk siis sa tegelikult lood või manifesteerid natukene sellist udusust või illusiooni, mis võibki tekitada sellist segadust, sellepärast et su meel ei suuda nagu paremat välja mõelda või luua ja sa võtad nagu ikkagist sinu mõtted või looming või see soovid tulenevad ikkagist sellest minevikust, emotsioonidest, programmidest, kes kus on kuidagi öelnud, mismoodi peaks see suhe olema, mis on see kindel standard, mille järgi tuleks minna või standard, milline võiks olla hea elu, aga kõigil on oma elu on omamoodi, et päris kindlasti leidub ka selliseid inimesi, kes on päriselt teadlik enda olemusest, sellest, et millist suhet nad tahavad. Et kõik ei lähe selle kindla standardi järgi, et ma tahan suurt maja või väikest maja, ma tahan kindlat partnerit, monogaamset suhet, ma tahan 3 last, ma tahan, et partner oleks mulle truu igavesti, igaveseks ja ma tahan, et see suhe kestab kuni surm meid lahutab, eks ju. Ja see loetelu võib olla lõputu, aga mõned inimesed päris kindlasti tunnevad, et see ei ole nende jaoks. Ma ei taha seda suhet, ma ei taha seda standardit, ma ei taha seda, ma tahan võib-olla seda ja teinekord isegi kui partner või inimene tahab nagu seda vabadust, siis ei pruugi see vabadus olla sellisel näol, et ma ei taha kunagi partnerlussuhtes olla või püsivat suhet, et ma tahan nagu vabameelset suhet või nagu,
et ei taha nagu ennast siduda, vaid seal all võib olla see, et nagu hirm pühendumise ees või hirm nagu oma vabadust kaotada. Aga suhetes ei pea oma vabadust kaotama. Sa saad suhtes ka olla vaba. Sa saad kokkulepitud suhtes ka olla vaba. Et siin nüüd tuli selline teema esile. Aga jah, see suhe nagu natuke loodakse siin seda udusust või illusiooni, et nagu püütakse nagu luua midagi, püütakse manifesteerida oma ellu midagi, aga ta on nagu segane. Ja see mineviku need sündmused, mineviku emotsioonid, mineviku programmid, emotsioonid ütlesin juba, mustrid, kõik need nagu mõjutavad seda loomet, mida sa lood. Et sa võid arvata, et sa vaatad, et sa tahad ilusat suhet, kõik ilus kena, aga tegelikult sa vaatad nagu selle sisemise silmaga üldse midagi muud. Ja see muu on minevik. Mineviku programmid, emotsioonid, mustrid, uskumused, mida iganes. Ja siis sa selle põhjal lood tegelikkuses. Ja jah, et siin, kui segadus on, siin võib olla manipulatsiooni ka, varjatud või teadlikku manipulatsiooni selles suhtes, ja see manipulatsioon võib olla kas sinu poolt või tema poolt või mõlemad manipuleeritud sellega suhtega, vahet ei ole. Kui sa ei ole teadlik, siis jah, seda võib juhtuda. Me kõik manipuleerime tegelikult kõikidega. Kui me ei ole teadlik oma nendest mustritest ja emotsioonidest ja kui me ei tegele sellega, siis tegelikult absoluutselt kõik inimesed manipuleerivad, ka kõige heatahtlikumad ja südamlikud inimesed manipuleerivad endale teadmatagi. Ja see ei ole üldse sellest kohast tulnud, et ma nagu teadlikult manipuleeringi, sellepärast et ma tahan seda saada. Jah, see võib olla teadlik manipulatsioon ka, aga energeetilisel tasandil sa ei oska lihtsalt teisiti. Energeetilisel tasandil ta ei oska lihtsalt teisiti. Ta arvab, et see ongi õige. Nii peabki. Elus peabki manipuleerima, et saada enda tahtmist ja saada enda soovid, et need soovid täituksid. Ja kõik läheks niimoodi, nagu mina tahan. Aga see on tegelikult ego, sest et kui inimene tahab nii, nagu tema tahab, ja kui asjad ei lähe nii, nagu tema tahab, ja ta nagu laseb sellel kõigutada ennast sisemiselt ja ka väliselt, siis see on ego. Ja ego ei ole lihtsalt pealiskaudselt see uhkus või ülbus, ego on identiteet. Egoism ei ole, et ma olen uhke või ma olen ülbe või ma teen seda, teist ja kolmandat, et ma ei hooli teistest ja ta. Kõigil meil on ego. Ja egoism on identiteet. Illusioon, et me arvame, et me oleme kõik see inimene ainult siin ja see füüsiline reaalsus on ainuke asi, mis üldse eksisteerida saab. See on ego, mis paneb sind seda uskuma. Ja et siin on jah natukene sellist segadust, aga sa ei sündinud siis siia selleks, et hakkama saada mingisuguses suhtes, olukorras, elus üldse, vaid selleks, et sa särada saaksid. Selleks sa sündisid siia, selleks sa tulid siia. Ja võta oma jõud tagasi, võta oma vägi tagasi läbi emotsioonide vabastamise. Sest siin on päris kindlasti emotsioonide põhjal sa lood oma elu, aga ilma, et sa neid vabastaksid või neutraalseks muudaksid, manifesteerid sa kogu aeg seda, mida sa ei soovi alateadlikult. Suunad sa pilgu alati sellele, mida sa tegelikult ei soovi. Sa lood küll, aga sa lood selle defektiga nii-öelda. Seepärast, et see
juur on sealt vabastamata. Ja kui sa lood puudusest, siis sa lood puudust. Ja siis sa ei ole rahul kunagi sellega, mida sa oled loonud. Või see jõuab teatud punkti, kus sa mõtled, et issand jumal, miks see nii on? Miks ma selle enda ellu tõin? Miks mina? Miks nii? Miks naa? Teadmata ise seda, et sa lood ise kogu aeg oma elu. Et siin jah, natukene, aga siin on unistusi ja siin võib seda külmust ka olla, aga siin soovitakse nagu justkui väga suurelt balanssi tuua sellesse suhtesse. Ja siin on nagu sellist, kohati isegi võib-olla selles suhtes võib olla sellist vaikust või eemal olemist. Et ei ole palju seda suhtlust. Kohati võib olla, kohati mitte või ei või olla. Et kaob ära või see hajusus on siin või nagu selline udusus on siin. Pole nagu päris selgeks tehtud võib-olla, et mida sellest suhtest päriselt soovitakse, tahetakse. Nii. Aga vaatame, mida tunned sina ja mida tunneb tema. Mida tunned sina siis tema vastu? Mida tunned sina tema vastu ja mida tunneb tema sinu vastu? Sina tunned tema vastu. Et siin on ikkagist olnud midagi, et sellepärast võib-olla teie vahel siis on seda segadust ja draamat ja külmust või siis eemalolekut, vaikust. Et siin ikkagist on mingisugune konflikt teie vahel olnud. Võib-olla on midagi tulnud välja, et keegi kuskil reedab, kellelgi on veel keegi või on siin petetud kedagi. Et siin on nagu sellist konfliktset energiat teie vahel ja siin on nagu sellist salatsemist ja võib-olla see salatsemine on välja tulnud või teie vahel ongi mingisugune salasuhe, kus siis on teie tunded sellisele maale jõudnud, kus sa mõtled, et nüüd on vaja teha see otsus ära teha. Et ma ei põgene enam selle eest, et ma pean otsa vaatama iseendale peeglist ja selle otsuse ära tegema või siis tema nagu peab selle otsuse ära tegema, et kaua me ikka siin varjame ja kiskleme ja kakleme selle üle võib-olla, kas siis energeetiliselt või ka füüsiliselt, kuidas kellelgi, aga ja kes kelle siis sellisesse situatsiooni paneb, et kes peab valiku tegema. Et kas sa ise tunned, et sa pead selle valiku tegema või siis sa nagu võib-olla sead talle selle tingimuse, et ta peab selle valiku tegema. Muidugi see ei ole armastus, vaid see on tingimuslik armastus. Egoism. Mina tahan, et sina täidad mind. Mina tahan, et sina teed nii. Mina tahan ja kui mina ei saa, siis on kõik. Et kuigi sa arvad tegelikult, et siin on armastus, aga siin on väga palju, sa saad seda alles siis teada, loomulikult seal on armastus, kõik inimesed armastavad tegelikult üksteist teadlikul tasandil, aga siin on väga palju seda ego, mis varjutab sinu seda siis armastust või neid tundeid. Ja armastus ei tähenda seda tingimata, et me peame tingimata selle inimese koos olema lõpuni, elu lõpuni, surmani ja nii edasi, et tema ainult suudab täita minu vajadused. Tegelikult sina suudad iseenda vajadused täita. Aga jah, siin on nagu selline jahedus ja hästi meelest lähtutakse sina nagu veel eriti, et oled väga sellises kriitilises seisundis või siis nagu jah, ego meele poolt juhitud, et siin on seda varjamist ja midagi on välja tulnud ja siis sa tunned ennast nagu sellise lüüa saanuna või sellises nagu nurka aetuna, et mida ma nüüd teen, et kas ma pean nüüd ise selle otsuse tegema või kas ta teeb siis ise nüüd selle otsuse või mis nüüd edasi saab, et siin on midagi varjul olevat, midagi välja tulnud
mis on tekitanud teie vahelist siis konflikti ja erimeelsust? Vaatame, mida tunneb tema teie vastu. Siin on ka südamevalu ikkagist ja täiesti võimalik, et siin ongi armu kolmnurk, kolmandad isikud ja talle valmistab see nagu kurbust ja valu, seepärast et ta nagu on panustanud sellesse suhtesse ja ta on loodnud või tahtnud siit seda uut algust ja ta isegi näeb, et siin on võimalik ja potentsiaal seda uut algust luua. Aga siin on jah mingisugused takistused selles olukorras. Võib-olla siin võib olla täiesti vabalt ka, et siinpoolne inimene on siin sellises situatsioonis, et midagi on välja tulnud või reedetakse või petetakse, et kas siis tema on nagu suhtes või siis teil on siin mitmeid suhteid või variante, mida te olete siis nagu varjanud või siis tõstke nii, nagu ta on, et kuidas teile praegu omane on. Aga jah, ta nagu on soovinud jah, aga see ei tule nagu välja kuidagi, see ei õnnestu, sest mingisugused takistused on, kas tema enda emotsioonid ka ja hirmud siin neid muutuseid luua, sest tegelikkuses ta iseenesest nagu soovib või siis siin soovitakse, aga miski on nagu selles nagu teie vahel siis nagu nii-öelda põhjustanud seda südamevalu. Sest siin võib täiesti vastupidine olukord ka olla, kus üks inimene, see pool nagu justkui ta soovib, ta on panustanud, ta soovib tõsiselt mingisugust midagi uut algust luua. Ta näeb siin potentsiaali ja praktiliselt elus, maises elus nagu luua päriselt sinuga midagi. Näiteks kui sina oled see teine pool, kes on nagu varjend ja valetanud ja pead nüüd otsustama, et kumma poole liikuda või mis nüüd edasi saab või kas nüüd üldse midagi saab. Sest et tema süda on nagu ka murtud siin, kui me vaatame seda aspekti. Et tema süda on murtud. Tegelikult tema süda ei ole kuidagi murtud, et see on tema enda emotsioon, et mis on nüüd kerkinud pinnale selle situatsiooniga, et siin on võimalik tal siis need emotsioonid lõpuni puhastada, aga kui inimene ei ole teadlik, siis ta peab ju oma emotsioonidega kuidagi hakkama saama ja neid kontrolli all hoidma. Ja siis otsitakse kõiksugu väljapääsu või siis nagu blokeeritakse absoluutselt väline ära, et oldakse kaitseseisundis ja ei lasta oma elul avarduda ja ei lasta endal elu elada. Ja siis loodakse sinna tohutu kannatuste jada, mis ei ole ka nagu jällegi inimese enda süü, vaid meid on ju nii õpetatud ja elama õpetatud. Jah, meid on elama nii õpetatud, me ei oskagi teisiti ja ka tema ei oska teistmoodi seda siin läbi elada, kui nii nagu on. Aga jah, üldiselt nagu siin on seda kannatust, eks ju, ja ta näeb potentsiaali, aga siin on jah mingisugused probleemid teie vahel nüüd tõesti siis esile kerkinud. Ja see nagu loobki hästi palju seda ego ja mõistuse lugusid siia omakorda. Et siin on nagu mingisugused valikud vaja teha, nagu ma saan aru. Grupp number 1. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja tere tulemast grupp number 2, kes valis siis selle kaardipakki. Vaatame kõigepealt, millises seisus on teie suhe selle inimesega, mis praegu toimub. Grupp number 2, millises seisus on teie suhe praegusel hetkel. Siin võib olla keegi lahkunud
ja see valmistab palju muret või siis keegi on lahkumas või siis on teie vahel selline distants, et ei ole nagu pidevalt koos. Aga see on siin sellist konkurentsi ja muret ja täpselt samamoodi nagu esimesel grupil võib olla siin kolmandad isikud segatud vahele, seepärast et seda kombinatsiooni ma näen, et lihtsalt tuleb, need kolmandad isikud kuidagi tulevad kõik siia. Ja aga kellel ei ole, sellel ei ole ja ärge võtke siis omaks seda süsteemi siin. Ja siin on see nagu eemal olemine ja siin on nagu seda eemal olemist ja teie vahel või lahkumist, kas keegi tahab lahkuda või emotsionaalselt jääb nagu justkui midagi vajaka. Ja see nagu ei rahulda sind otseselt või teda otseselt, noh, vastavalt siis inimesele või olukorrale või mõlemale. Et vaadake, kuidas te seda nagu siis enda jaoks näete. Et siin emotsionaalselt nagu ei ole seda rahulolu või et midagi jääb nagu vajaka, midagi jääb nagu puudu. Ja siin võib olla konkurents selle sauade viiega. Sellist konkurentsi, kolmandat isikuid, siin ei pruugi olla see suhe nagu ka mitte ametlik, eks ju, või siis see on algusfaasis või siis see on juba nagu kestnud mida iganes, kuidas kellelgi. Aga siin tegelikult ikkagi soovitakse ikkagi seda nagu koostööd teha või nagu ikka taas kokku tulla, võib-olla leppida, võib-olla suuta kas või nagu see esialgu see sõprustasand luua või mingisugune tasand. Aga ta ei ole nagu jah, siin ei ole nagu sellist, ma näen, et siin ikkagist mõlemad pooled natuke kurvastavad vaid selle olukorra üle, sest siin soovitakse tegelikult koostööd teha. Mis siin siis soovituseks ongi, et keskendu alati iseendale, sest kõik põhjused, ükskõik kui vähe sa seda kuulad või kuulda või uskuda tahad, siis kui su elu ei ole selline, nagu sa tahad, on põhjus alati sinu enda energias. Siis see suhtetasandil kehtib ka sinu puhul, et keskendu alati iseendale, sest ükskõik, kas sa seda kuulda või uskuda tahad, siis sinu suhe ei ole selline praegu hetkel, nagu sa tahad, on põhjus alati sinu energias. Kõik põhjused on alati sinu energias, kõik, mida sina lood ju seda suhet, sina oled loonud, sina oled selle alateadlikult selle partneri välja valinud, sina oled selle suhte loonud, sina oled selles suhtes, sa ei saa mitte kunagi süüdistada partnerit selles suhtes, sellises situatsioonis, nagu see on. Sinu valikud on need. Ja sinu emotsioonid, sinu tunded, sinu sees on see olukord. Partner ja see suhte olukord, partner ei loo sulle neid tundeid. Sina lood need tunded või sina oled need kunagi omaks võtnud või sina arvad, et nii peab olema õige ja sinu sees on need tunded. Tema lihtsalt trigerdab need välja sul. Ja siis tulebki keskenduda alati iseendale, sest kõik põhjused tulevadki sinu enda seest. Sinu hinnang, sinu vaade sellele. Sina vaatad oma partneri näiteks selliseks, kes ei pühendu näiteks mitte kunagi. Sina vaatad oma partneri näiteks laisaks, sina vaatad oma partneri näiteks üleolevaks, ülbeks, sina vaatad oma partneri näiteks külmaks. See on sinu projektsioon, sinu looming. Ja kõik need, mida partner sinus need tunded esile kergitab, need on sinu emotsioonid, mis tuleb nüüd vabastada. Tulevad ülesse. Oled teadlik, ei reageeri, ei lähe seda kellegi peale välja elama, ei lähe teda süüdistama, ei süüdista vanemaid, ei süüdista partnerit, ei süüdista valitsust, ei süüdista ka iseennast.
ei suru neid ka alla, ei lähe metsa karjuma, vaid nüüd on sul võimalus need vabaks lasta. Ja käibki puh ja läinud. Ja siin on jah selline situatsiooni olukord, tea ja võta omaks see, et sa tulid siia särama ja oma elu ise looma. Ja see ongi praegu sinu looming. Ja nii kaua, kui sa ei ole teadlik, et energeetiliselt sa ise lood seda situatsiooni, mis iganes põhjustel, mis sul seal alateadvuses pesitsevad, programmid, mustrid, ettekujutused, emotsioonid ja nii edasi, need laengud, mis su kehas siis sinu üle võimust võtavad. Senikaua sa lood kogu aeg neid olukordi, mis tekitavad jälle sinus mingisuguse reaktsiooni. Kuniks sa mõistad, et see on sinu enda looming, sinu enda küpsetusahi küpsetab kogu aeg siin seda olukorda, et sa näeksid, mis on sinu sees peidus ja et sa nüüdseks hakkad seda vabastama. Et sa mõistaksid, et asi ei ole välises, et sa mõistaksid, et asi on sinu sees. Ja sellepärast ei tasu ennast hukka mõista, vaid me ei oskagi praegusel hetkel teisiti, vaid nüüd sa oled juba teadlik ja tahad ja soovid liikuda selle poole, et hakata oma elu ja tunnete eest ise vastutama. Ja läbi sellega siis ise hakata looma oma siis suhteid sellisel kujul. Et siin on jah, siin mingisugune arusaamatus või erimeelsuses on, midagi on emotsionaalselt nagu vajaka ja küll aga soovitakse, võib-olla keegi on siit ära lõikunud, kas sina või tema, või siis plaanitakse, aga tegelikult sisimas soovitakse ikkagist seda koostööd teha omavahel. Et kõik nagu isegi kui on nagu ärakõndimine juba toimunud, soovitakse leppida, soovitakse kokku tulla. Aga kõik mõlemad on nagu justkui omas nurgas, et üks vaatab ühele poole, teine teisele poole ja nukrutsevad omas nurgas ja keegi ei julge seda sammu nagu justkui teha võib-olla. Jah. Vaatame siis päriselt, mida tunned sina tema vastu ja mida tunneb tema sinu vastu. Mis on tunded siin siis? Mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu? Mida tunned sina tema vastu? Mida tema sinu vastu? Sina tema vastu tunned armastust. Sina tema vastu tunned tegelikult armastust ja soovid seda armastust jagada temaga, sa soovid, et tema siis oleks sinuga, sa soovid seda harmooniat, sa soovid seda õnne, sa soovid, et ta teeks võib-olla valiku või sina teeks valiku. Sest see suhe tegelikult on kas varjatud või sinu, ta trigerdab päris korralikult sinu emotsioone ka ülesse. Et need alateadlikud hirmud ja mustrid tulevad kõik pinnale ja sa pead siis nagu nendega silmitsi seisma, mitte neid alla suruma ega teise peale välja paiskama ega ka kuskile mujale midagi nendega tegema, vaid lihtsalt tundma neid ja puhastama ja kuulama rohkem, siis võib-olla jõudma sellisesse sisetundesse või kuulama rohkem oma intuitsiooni, sisetunnet. Seda on nagu raske jällegi ikkagist anda. Või seda on jällegi raske nagu paljudel tunda, sellepärast et need segunevad ju, see intuitsioon seguneb sinu emotsioonidega ja siis sa arvad, et see on intuitsioon, aga tegelikult võib-olla on see nagu emotsiooniga segunenud ja siis sa ikka tegid nagu, ma ei tea, valesid järeldusi või usud, ma ei tea mida või mida iganes seal on. Et siis on mõistlik ikkagist oma emotsioonid vabastada ja puhastada ja siis hakkad sa nagu päriselt tundma nagu tegelikult iga puhastuskord, mis on,
iga puhastuskord, mis on, kui sa tunned nagu pinget või raskust või emotsiooni, mis on pinnal ja sa puhastad oma keha sellest ära, sa vabastad selle, siis igal inimesel tekib mingisugune selgusmoment, kas või korrakski. Ta on sellises puhtas, neutraalses, selges olekus. Ja siis on mõistlik küsida endalt võib-olla see küsimus. Ja siis sa saad nagu selge ja puhta vastuse. Või siis sa ei pea isegi küsima endalt seda küsimust. Sa juba tead. Sa juba tead, lihtsalt tead. Sa ei pea nagu valikuid tegema. Lihtsalt puhastad selle süsteemi endast välja. Vabastad selle, mis iganes sind nagu hoiab selles pinges, raskuses, vabastad ja sul tekib see selgus. Peale seda vabastamist tekib selgus. Niikaua kui sa oled nagu pinges, stressis, masenduses, oma emotsioonide küüsis, meelevallas, ego plämas, siis nii kaua ei ole seal mingisugust selgust. Sa võid oma intuitsioonilt nii palju küsida, kui tahad, siis sa oled nagu lihtsalt mattunud selle kõige selle jama alla, mis sind nagu valdab parasjagu. Et siin jah, mõistlik on oma emotsioonid vabastada siis jah, tõesti. Et tekiks see selgus ja teadlikkus, et millest siis mingisuguseid otsuseid sa siin tahad teha või ei taha. Aga sa tunned ja tohutut tõmmet tema suunas ja seda harmooniat, sa võib-olla isegi tunned temaga koos olles mega hästi ennast, super hästi harmooniliselt, kõik on nagu perfecto. Aga siis, kui nagu olete võib-olla eemal, siis nagu tekib selline kriisimoment, see on identiteedikriis uskumuste kriis või mis iganes kriis. Et täielik totaalne kaos võib tekkida mingil hetkel, et sa oled niivõrd segaduses, aga see segadus siis on mõistlik lõpuni tunda. Mida tunneb tema? Et siin on ikkagi temal ka mingisugused valikud ja piirangud. Et tema nagu sinuga ka nagu, ta ei saa nagu lõplikult anduda või anda sulle seda, mida sina tahad võib-olla suhtelt või mida ta ise näiteks ka tahab. Ka see võib olla. Aga siin on tal mingisugused piirangud. Ja miks ta ei tee neid valikuid või miks ta ei tee neid otsuseid, võib-olla on ka see, et ta kardab iseenda emotsioonidega silmitsi seista. Sest et siin on mingisugune valus koht, et miks ta peab, ta nagu justkui, siin on nagu mõlemal pool nagu justkui mingisugused valikud. Ja valikud nagu, kas te seda üksteisele olete nagu rääkinud sellisel kujul või siis te nagu mõtlete ainult iseenda peas neid asju ja ta ei jaga neid. Aga siin on valikud, sinu poole veel eriti tugevalt on need valikud tuntavad. Et kas siis peab tema valima, kas siis pead sina valima või mis siin siis teie vahel on. Aga siin on nagu mingisugused valikute variandid. Ja ilmselt nagu tema nagu ei ole nagu avatud totaalselt ja täielikult sellele suhtele, sest siin on piirang. Kas siis teie omavahelised olukorrad on nagu üksteise erimeelsuste tõttu ei suudeta nagu kokkuleppele jõuda või saavutada seda nagu seda punkti või seda nagu mõistmist üksteise suunas, et kuidas siis edasi minna või kuidas teile mõlemale sobiks. Või siis on siin tõesti see kolmandad osapooled, kes piiravad siis ühte osapoolt, et ta tuleks ja anduks täielikult või pühenduks täielikult selle suhtele teiega. Või ta ei julge lihtsalt mingisuguseid samme teha, seepärast et ta absoluutselt iga variandi puhul ta ei julge neid nagu seda otsust konkreetselt teha, seepärast et siis sel juhul ta peab vaatama sulle või sulle, jah. Ta peab vaatama oma emotsioonidele otsa. Ja mida inimesed kardavad kõige enam teha, ei karda nad seda suhet, ei karda nad seda situatsiooni, ei karda nad elu ise, vaid nad kardavad oma emotsioone tunda. Nad lihtsalt arvavad, et nad kardavad või nad lihtsalt arvavad, et nad rikuvad elu või nad teevad valed valikud või mis siis saab või mis siis saab, mis siis või siis saab.
või et kui nad selle otsuse teevad, äkki nad eksivad või kui nad sinna jäävad, äkki nad siis ka eksivad või mis siis saab, miks ma ei või seda kahte asja korraga saada või miks ma pean selle valiku tegema, et äkki kui ma ikkagi teen selle valiku, siis ma äkki hakkan kunagi kahetsema ja mida iganes, see on lõputu jada, mis seal peas võib toimuda inimesel. Aga ta tegelikult ei julge oma emotsioone tunda. Lihtne, eks ju. See lõputu jada all on tegelikult lihtsalt kokkuvõtlikult öeldes. Me ei julge, inimesed ei julge lihtsalt oma emotsioone tunda. Sest see põhjutab emotsioonide, nad kardavad oma emotsioone tunda, seepärast et see tundub nii ebamugav, nii vastik, nii paha. Antakse hinnang veel ja siis nad lihtsalt kardavad. Aga tegelikult sellest ei ole midagi, seda peab just tundma. Siis sa saad sellest ebamugavast lahti ja elu läheb edasi. Nii lihtne see ongi. Ja siin tegelikult toimub temas, ta unistab, ta nagu vaatab, siin on nagu kaardid nii nagu, kuidas sa vaatad talle silma, kuidas sa armastad teda, kuidas sa ihaldad teda, kuidas sa sooviksid temaga olla, kuidas sa vaatad natukene võib-olla taeva poole või vaatad nagu kaugusest tema poole siin kaardil ka, kuidas sa soovid, kuidas sa tahaksid seda harmooniat, kuidas sa tahaksid temaga koos olla. Ja siinsamas need hirmud, need kõik takistused, mis teie vahel on, sa oled nagu seljaga tema poole, aga üle õla vaatad teda nagu, sa nagu väga soovid, siin on armastus väga näha. Üle õla vaatad nagu tema poole, aga sa samas oled seljaga tema poole. Aga sa ikkagist kiikad ja vaatad teda, sest siin on nii tohutu tõmme, sa tunned temaga nii koduselt, nii hästi, nii armastatuna ja kõik on nagu imeline, aga ka tema on nagu justkui seljaga, te olete mõlemad seljaga üksteise poole ja ka tema vaatab üle õla. Kihvtilt on siin nagu välja tulnud see. Ja siin kaardi peal on täpselt samamoodi. Ta vaatab nagu kauguses, aga sa oled nagu täht kauguses, keda ei saa nagu täielikult nagu omandada, omada või tunda selliselt nagu võib-olla kui ta sooviks. Ta näeb siin, ta on väga aeglane. Ta on väga eemalolev ja aeglane, ta teeb väga aeglaseid samme, ta võib-olla üks hetk on nagu justkui nagu kuskil kadunud, et ta ei võta nagu ühendust või ta ei suhtle nii palju või kui ta teeb mingisuguseid samme, siis selleks läheb nii pikalt aega või ta planeerib ja mõtleb ja ta mõtlebki, planeeribki hästi kaua ja mõtleb kõik läbi ilusasti, et ta kõik oleks ikka perfecto. Ja unistab, aga siin temas endas toimub mingisugune puhastumine läbi selle sinuga koos olemise, sinuga suhte. Ja ilmselt sinul on ka nagu hästi palju emotsioone ja virvarr kõik üleval ja kaos ja müsteerium. Et hästi ägedalt, kui vaatad neid kaarte, siis hästi ägedalt, kuidas mõlemad on üksteise poole seljaga ja siis samas vaatavad üle õla ja igatsus ja see soov ja iha ja armastus nagu justkui on. Unistused ja kõik need on, aga te ei saa. Ja miks te ei saa, on see, et teie enda emotsioonid on seal vahel. Nii lihtne ongi. Ja inimesed on nii ebateadlikud oma elu loomisest ja oma suhete loomisest ja siis nad jälle loovad endale kannatusi. Ja sellega ka ei ole jälle mitte midagi valesti, nagu alati ma ütlen, nad ei oska lihtsalt teisiti. Aga võimalused on. Ühel inimesel on võimalik juba suhet väga drastiliselt muuta. Et soovitus kindlasti teile, kes olete vaataja, hakake enda emotsioone vabastama ja te näete, et asjad hakkavad sinu elus muutuma ja selles suhtes samamoodi. Ja siis saate teadlikuks, kas see suhe on päriselt teile, kas see suhe on kokkutulemiseks loodud või millegi muu suure lahtirullumiseks sinu elus loodud
või ta tuligi sellepärast, et sa saaksid oma emotsioonid vabastada, või ta tuli sellepärast, et sa õpiksid tingimusteta armastust, või ta tuli sellepärast, et sa õpiksid iseennast armastama. Ja kõik see emotsionaalne laadung, mis sinu alateadvus on, et see vabastada. Ja sellega ei lähe 20 aastat aega, see käib väga kiiresti, kui õigesti oma emotsioone vabastada. Tuletada meelde, kuidas need emotsioonid teie kehast läbi käivad, mitte neid seal kinni hoida. Ja lasta mõjutada oma elu ja suhteid. Nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 3, kes siis valis grupp number 3, vaatame, millises seisus on teie suhe. Grupp number 3, millises seisus on teie suhe? See suhe võib olla sellises seisus, et see võib olla täiesti algusfaasis, aga ta ei pruugi olla ka täiesti algusfaasis, mulle tundub, et nagu on, aga võib ka sellised inimesed siin olla, kes nagu justkui on uuesti sündinud või taas loonud selle suhte või taas loonud mingisuguse uuenduse või taas nagu ärganud jälle, et see on nagu justkui nagu värske või selline mingisuguse värskus on siia suhtesse loodud, aga ta võib olla ka ollagi täiesti värske suhe. Et siin siis on väga palju sellist kergust ja spontaansust ja julgust ja sellist põnevust, siin võib olla teie vahel ka reisimist, liikumist ja siin on seda tohutut kirge. Siin on kirge, aga siin võib olla ka natukene omastamishimu ehk harmukadedust ja teisest küljest veel ka sellist enesehinnangu probleeme, aga ühest küljest ja teisest küljest ja ühest küljest, aga siin on seda ka sellist energiat, kus inimene soovib nagu seda suhet võib-olla jätkata, isegi kui siin võetakse nagu justkui julgus kokku või soovitakse nagu seda uuesti sünnitada või et siin oleks see uus algus või see sära ja sütikus ja põnevus ja särts ja möll ja trall ja seda kirge ja möllu siin oleks. Et ikka unistused kõik täituksid ja et kõik nagu säiliks ja oleks ja mõnus koosolemine oleks. Et siin siis soovitakse justkui sellesse suhtesse panustada. Aga soovitakse panustada läbi siis sellise kerguse, lihtsuse, spontaansuse, sellise julgus astuda see samm ilma kartes, et midagi juhtuks, midagi sellist, mida jumala eest juhtuda ei võiks, eks ju. Ja et siin oleks seda nagu seda särtsu ja möllu ja seda kirge ja tulisust ja mõnusust. Aga ikkagist seal nagu selle tagataustal käibki kogu aeg selline nagu mingisugune kadedus või armukadedus, enesehinnangu probleemid on siin. Ja see tõmbab nagu lukku teise inimese või ühe inimese või mõlemad inimesed, ka see võib olla. Sellele tuleks nagu tähelepanu pöörata, võiks nagu tähelepanu pöörata. Kõik, mis toimub see sinu heaks, isegi kui see tundub veider, imelik, üllatav, valus, paha, ebamugav ja nii edasi. Kõik, mis toimub sinu elus,
toimub see kõik sinu heaks, isegi kui see tundub veider, imelik, üllatav, valus, paha, ebamugav ja nii edasi, siis tea, et see toimub sinu heaks. Manipulatsioon, lapsevari on siin, et siin võib-olla pisut manipuleeritakse ka ilmselt selle energiaga siin. Ja ka see on nagu selline, ta võib olla küll väga selline energia, mis on nagu, siin on seda uut energiat, see uus tuleb nagu sisse siia. Uued algused, uus see põnevus, see uudsus tuleb siia sisse. Aga ilmselt läbi selle enesehinnangu, mis paneb inimese natuke kaitsereaktsiooni, ehk siis ta ei ole nagu nii meeletult avatud, ta võib olla väga spontaanne, väga selline elav, selline kirglik, selline, aga ta on nagu, ta ei ole nagu püsiv ja see on nagu kuidagi pealispindne, sest et pealispinna all võib olla jah, see enesekindluse probleem ja sellise erksuse või sellise kiiruse, sellise tulisuse, ta püüab siis enda enesekindlust või püütakse enda enesekindlust kuidagi tõsta, aga see ei tõsta sinu enesekindlust, vaid see varjutab sinu sees olevaid emotsioone ja kõike seda, mis tekitab sinus ebamugavust ja sa nagu alateadlikult otsid nagu seda põnevust, seda kirge, seda möllu, seda liikuvust enda ellu. Aga ta ei rahulda sind lõpuni välja, sellepärast et sest inimene pealispindselt mõtleb, et saaks seda mingisugust sädet, kirge või mingisugust elamust oma ellu, aga ta ei vaata nagu sügavalt iseenda sisse ega likvideeri seda nagu juurpõhjust ära. Ehk siis ta püüab oma ebamugavaid olukordi, püütakse oma ebamugavaid olukordi siis lahendada võib-olla sellise kerguse, lihtsuse, spontaansuse, põnevuse, uudsuse, kire, möllu, tuled, värgid, särgid sellega. Manipuleerides siis iseendaga ja manipuleerides teistega. Et tegelikult tegelikult tahetakse siin nagu justkui, tahetaksegi justkui seda, kõike seda energiat tunda ja seda elu elada. Aga seal all võib olla siis tõesti mingisugune veider tunne, imelik tunne, valus, paha tunne, ebamugav tunne, mida siis püütakse selle energiaga kinni mätsida, mis selles suhtes siis on. Ja ei taheta vaadata iseenda otsa. Tegelikult see toimub kõik sinu heaks, kus sa tunned natuke ebamugavust, mingisugust asja, enesekindluse puudust või mingisugust kadedust või armukadedust, mille põhjal hakatakse manipuleerima siis teiste inimestega, sest sa oled ebakindel, et see inimene võib sinu elust lahkuda ja nii edasi, see nimekiri võib olla lõputu olla. See on sinu enesekindluse puudus, sinu ebakindlus, sinu armukadedus. See armukadedus ei ole kindlasti mingisugune haigus, mida väga paljud siis räägivad, et see on haigus ja see vajab ravi. Ja armukadedus ei ole ka kuidagi seotud armastusega, vaid see on omamine. Aga päris kindlasti ei tasu seda nagu liigitada selle haiguse alla, sellepärast et see mõjub veel rohkem inimesele halvustavalt või siis ta kukub veel rohkem sinna sisse ja hakkab ennast süüdistama ja see nagu igatepidi materdab teisi inimesi maha, kui üks inimene, kes ei ole teadlik, mis üldse armukadedus on, toob selle sõna nagu päevavalgele ja teised inimesed omakorda ei tea, et see vastab tõele, et see on mingi haigus ja siis nad nagu teevad endale nagu liiga sellega ja see inimene, kes ütleb seda välja, teeb samamoodi teistele liiga, kes ei oska, ei tea, ei ole teadlikud, mis elus üldse toimub.
ja need ebateadlikud inimesed tihti siis õpetavad neid ebateadlikke inimesi ja siis loovad siin seda kaost maailma, mis on väga sage ja suur osa siis ongi nii. Ja kui sa oled ise ebakindel ja armukade ja selline, siis sa hakkadki teistega manipuleerima, sa hakkad iseendaga manipuleerima, et saada siis oma tahtmist, saada seda, mida sa nii väga soovid ja ihaldad. Aga see ihaldus ja soov tuleb puudusest. Ole teadlik. Et ilmselt siin soovitakse ikkagist seda mingisugust püsivat suhet või algust või midagi püsivat luua. Aga siin nagu löövad kohati need emotsioonid üle pea kokku. Võib-olla siin on sellist jahedust, külmust vahepeal ja siis nagu väga sellist tagasihoidlikku liikumist jällegi siis, mis tekitab mingisuguseid emotsioone ja tasakaalutust selles suhtes, siis jälle tuldakse, ilmutakse jälle, siis on nagu see põnevust ja uudsust jälle ja siis nagu jälle vajub nagu kõik soiku või lööb nagu rivist välja ja tuntakse siin siis sellist kurbust ja õnnetut olekut ja see nagu ilmselt siin on võib-olla juba suhe lõppenud vahepeal ja siis nagu jälle uuesti nagu elama löödud justkui. Aga selles suhtes ilmselt ikkagist on ka manipulatsiooni, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ja kõige enam ikkagist iseenda suhtes tähelepanu pöörata. Mitte teist kunagi vaadata ja näpuga näidata ega süüdistada, et vaadata teda, mis tema teeb valesti, vaid alati iseendasse. Sealt lood sa muutuse, mitte teise inimese suunas vaadates ei loo sa mingisugust muutust. See võib ajutine olla. See muutus võib ajutine olla ja see ei ole nagu üldse jääv ja see ei ole nagu toitev ja sa ei suuda kunagi teist inimest muuta, kui sa ei muuda iseennast. Teisi inimesi me ei suuda muuta. Ainult meie olek suudab teises inimeses midagi muuta või midagi, mingisuguseid suuri muutuseid luua. Aga teadlikult mingisuguse manipulatsiooni või etteheidete või olukordadega seda sa ei suuda. Mitte kunagi, mitte ükski inimene. See on täiesti välistatud. See ongi just nimelt manipulatsioon ja kui teine inimene on ka nõrk ja kuidagi manipuleeritav ja siin inimlikul tasandil siis ja samuti nagu mingisugused hirmud, siis ta nagu suurest hirmust teeb võib-olla midagi. Aga see ei ole nagu üldse jätkusuutlik ja see ei ole nagu üldse okei. Et nii need inimesed siis manipuleerivad üksteisega, kuni nad hävitavad üksteist. Nii, aga vaatame siis, mida tunned sina tema vastu, mida tema tunneb sinu vastu. Mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu. Sina tema sinu vastu. Et siin ongi võib-olla mingi pausi hetk või sa oled ise nagu tõmbunud tagasi, et siin on võib-olla, sina tunned, et sa vajad nagu sellist pausi või siis tema vajab pausi või et et oleks nagu vaja aeg maha võtta, et sa nagu võib-olla püüad nagu terveneda või püüad nagu taastuda millestki, taastuda. Sa püüad nagu taastuda millestki, võib-olla teie vahel on midagi olnud, millest sa siis püüad nüüd taastuda. Ja nagu ennast kuidagi kokku korjata ja ollagi see enesekindel, julge, iseseisev, sõltumatu naisterahvas, kes on täis kirge ja kes teab, kuhu suunas ta tahab liikuda ja kes teab, mida ta elult soovib. Siin sa tegelikult tunned tema suhtes kirge, aga sa püüad nagu olla
ise väga sõltumatu ja mitte teda nagu võib-olla temast nii väga sõltuda, seepärast sa hoiad nagu distantsi ka mingil määral tema suhtes. sul on tema suhtes kirg, sa soovid ikkagist temaga olla, aga sa nagu päris teadlikult hoiad seda distantsi ja sa oledki tegelikult väga teadlik, mida sa oma elult soovid. Ja ilmselt võib-olla sa ei, siin ei ole ilmselt seda konkreetset suhet, sest siin sinu energia on nagu justkui vaba ja vallalise energia. Sõltumatu, vabavallaline, teadlik, kirglik, väga enesekindel, julge ja teab, mida ta enda elus soovib ja sa hoiad tegelikult mingil määral ikkagist mingit vahemaad temaga. Ja võib-olla, ja ongi midagi võib-olla teie vahel siin olnud, millest sa nagu taastud. Või kes oskab päriselt nagu puhastada ja anda endale aega puhastamiseks, vabastada oma emotsioonid. Et siis tegelikult siin on see, mis ta nagu kohati vahepeal ikkagi trigerdab sinus ülesse ja siis sa nagu annad endale aega, taandud või annad endale aega, et sellest nagu justkui taastuda või siis puhastada, 2 varianti. Mida tunneb tema sinu vastu? Tema tunneb sinu vastu hoolivust, väga sügavad tunded võivad temal sinu vastu olla, aga ta varjab neid, ta ei näita neid kogu aeg välja. Võib-olla vahepeal mingisuguseid tagasihoidlikke sõnumeid, ettepanekuid või ütluseid tuleb, aga mitte nii meeletus koguses ja suurelt. Ta mõtleb sulle, ta teeb plaane, ta tunneb huvi su järgi, aga teie vahel on ilmselt distants. Te ei ole koos, jah. Aga ta tunneb teie suhtes, sina oled ta näeb sind väga siirana, ausana, sa oled tema jaoks väga selline võib-olla usaldusväärne inimene tundud olevat. Tal on sinu suhtes väga sügavad tunded, aga ta ei näita lihtsalt neid välja, et ta nagu kontrollib või hoiab neid enda nagu siis nagu kontrolli all. Et siin on ikkagist ta on emotsionaalselt nagu liigutatud sinust või emotsioonid on tal teie suhtes täiesti olemas. Romantilised tunded on tal teie suhtes täiesti olemas. Siirad ja avatud tunded ja ta tunneb nagu, et sina ka oled nagu justkui väga siiras ja vahest võib-olla selline rõõmus, lapsemeelne, usaldusväärne, autentne. Siukene, see ei ole nagu selline, et ta arvaks, et sa oled nagu mingi päris lapsemeelne, et laps, vaid ongi see siirus ja autentsus ja selline sügavus, selline rõõmus olemine, see lapselikkus, rõõm on inimeses alles jäänud, et ta näeb seda sinus. Ja ta võib-olla imetleb seda sinus ja ta armastab seda sinus. Aga jah, siin on ilmselt, ja ta mõtleb teile, aga ilmselt siin on ja mingisugused, esiteks distants, seda igatsus on, mõtted on nagu justkui teie suunas ja võib-olla teeb ka mingisuguseid plaane, aga siin on ikkagi just näha, et tal on mingisuguse, et sina paned nagu ta nagu justkui elu üle järele mõtlema või selle olukorra üle järele mõtlema ja vahest ka mingisuguseid teatud valikuid võib-olla valikutega silmitsi, kas ta teeb need valikud, on omaette küsimus, aga ta nagu, sa nagu viskad ta nagu justkui või et paned ta nagu kuidagi asju vaatama teise vaatenurga alt või asju nagu vaatlema sellise koha pealt, kus ta peab nagu võib-olla ka iseenda elus mingisuguseid valikuid või korrektuure tegema. Võib-olla ta peab ise mingisuguseid valikuid teie
tegema, seepärast et mingisugune vahemaa teil siin ikkagist on, et ei ole nagu tunnete tasandilt nagu siin on ikka mõlemal üksteise suhtes tunded. Aga noh, siin oli seda manipulatsiooni kindlasti, mis siin on, et võib-olla nagu siis miks üksteisega nagu manipuleeritakse siin või sina või tema või siis ei olda veel päris täpselt teadlik, kuidas oma tunnetega täielikult nagu toime tulla ja kuna temal on ikkagist on tunded teie vastu, siis võib-olla ta nagu kasutabki manipulatsiooni selleks, et sa säiliksid või oleksid tema elus säiliksid. väga huvitav väljendusviis. ja ka sina ei pruugi nagu täielikult teadlik olla, kuidas oma tunnetega ja emotsioonidega ümber käia, siis sa ka tegelikult sul on tema suhtes nagu tegelikkuses tunded olemas, aga sa võib-olla püüad manipuleerida iseendaga või püüad neid tundeid vahest mitte tunda, hoides ennast eemale või et siis tõesti siin mingi valik teha. Et sellepärast sa ei lase nagu teda päris lähedale või hoiad ise nagu distantsi, et nagu kardad vist natukene seda armastust kogeda ja tunda. kardad võib-olla kiinduda temasse, aga ka see ei tähenda, kartmine tuleb ära lõpetada. Et see ei tähenda, et sa ei tohiks tunda armastust tema vastu, vaid pigem vabastada need hirmud selle armastamisega seoses. Sest sa oled tegelikult väga heas kohas endaga, energeetiliselt, aga on mingisuguseid asju, millega sa nagu võib-olla pead veel tegelema endaga. Kas siis enda manipuleerimisega või tema manipuleerimisega või siis enda tunnete tasandil, et sa ei luba endale midagi tunda, et kartes, et äkki. Aga see kartes, et äkki ei ole nagu tõene, vaid et kõik, mis toimub sinu heaks, isegi kui see tundub veider, imelik, üllatav, valus, paha, ebamugav, et siis tuleb vabastada. See manipulatsioon siin on jah, et ilmselt mõlema poolt. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos. Kõike kaunist teile!